Tere tulemast tagasi. Nüüd mõnigi aeg on mööda läinud viimasest videost, kus me olime siis Käärikul, aga enam Käärikul ei ole, nüüd olen Hispaanias ja siis mõtlesin, et tulen teieni hoopis teistsugusema videokontseptsiooniga kui muidu. Et viimase nädala jagan siis kaheks, ehk siis esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, kus on siis raskemad treeningud. Neljapäeval selline kergem päev ja siis reede, laupäev, pühapäev tulevad ka erinevad siis osad. Iga päeva kohta on mul midagi uut välja mõeldud. Ei ole ainult see, et ujun, sõidan ja jooksen. Et olen mõelnud natukene kastist välja, võtan midagi maitset endale kõrvale ja naudi videot. No tere hommikust. Algas 3. nädal Hispaania treeninglaagrit. Ja hetkel hommikul vara kõnnin siin, ma ei saa öelda hommikul vara, no siuke 7. Liigun ujula poole. Kuna ujula asub mul siis kodust selline 10 minuti jalutuskäigu kaugusel, siis enne trenni on hea siuke kerge nagu soojendus kõnd ujulasse, mäest ülesse. 2 nädalat on juba trenni tehtud ja mõlemad nädalad tulid minu meelest mingi selline 27 tundi. Et kerge vesimus on sees, aga voodist veel keeruline ennast püsti ei ole ajada, et ärates käib silmad plaks lahti sööma ja ujuma. Aga täna on kavas 100-meetrised ja 200-meetrised lõigud ja 200-meetrised ja 400-meetrised lõigud. Et kokku on sellist intensiivset ujumist 3 kilomeetrit, üsna tummine tükk ja nagu näha, auru tuleb. Õues on mingi 4-5 kraadi sooja siin hommikul, nii et hommikul on karge, aga äratab üles väga hästi. Ma olen ujumisest tagasi. Keedan siin putru endale, kus siis puder on mul pool vett ja pool siukest mandlipiima ja veits soola juurde. Kui rääkida hommikusest ujumisest, siis seal oli siuke koolipoisi 3 paneks indeks 5 pallisüsteemis, et ta ei olnud nagu hea, ta ei olnud halb ka. Ta oli siuke keskpärane, et lõpupoole vajus ujumine ära, et seal läks nagu rapsimiseks ja ei suutnud sellise hea tehnika kontrolliga seda trenni ära teha. Et see natukene ei olnud meelt möödana. Et ujumine oli kokku mul siis 6 kilomeetrit ja ajaliselt oli tund 36. Tõmban siin pudru sisse, lähen voodisse, väike uinak peale ja siis juba õhtusesse trenni. No nii. Olen jõudnud rattatrenni. Sõidan sellise tee peal, kus ma varem ei ole sõitnud. Uus ja huvitav, hoopis teine. Ei tõuse nii palju kui muidu need teed, kus ma sõitnud olen. Ilm on üllatavalt soe täna, et tuul on mere pealt ja see on toonud endaga kaasa sellise soojema tuule, et muidu siin eelnevad päevad on olnud mägedest ja siis on siuke hästi jahe ja vastik tuul, et see on niimoodi, kui ikkagi läbi tõmbab, siis võib haigeks jääda, et riietumisega peab väga hoolas olema. Velotame edasi ja vaatame, mis me näeme. Tüsi! Kui mõni teravam silm näeb, siis seal on ka veits lunda. Kaardi peal tundus see järv natukene suurem, aga vähemalt on nähtud. Vett tunduvalt vähem, kui siin peaks olema. Jälle midagi uut avastatud ja ma ise ei ole siin kandis veel selliseid laineid näinud, nagu praegu on. Ja nagu koju sõidad 15 kilti tunnis, üle 300 vati ja üritad kuidagi koju jõuda. Ei ole lõbus.
üks asi, mis mul enne jäi rääkimata, on see, et muidu on Hispaanias tore sõita. Ilus loodus on ja hoopis teine kultuur ja teed on siledad ja siuke mõnus. Aga miski pärast nad ei oska prügiga ümber käia. Väga palju leiad kuskilt tee äärest. Siin. Mitu tükki veel. Ja siin hästi palju. Prügi on maas, et see kultuur neil veel vajab arendamist. Et kui mina trennis käin, see mingi batooni või keeli, ma panen oma prügi taskusse tagasi, viin koju ja panen kodus prügikasti. Ma ei viska seda tee äärde. See ei ole nagu loogiline, et kuidas prügiga ümber käia. Aga siin on küll vahepeal selline tunne, et tehakse autoaken lahti, visatakse masapakk või mingi õllepurk aknast välja ja las ta jääb, et see enam ei ole tema mure. Tegelikult seda on palju. Ja mis ma selle prügijutuga öelda tahan, on see, et kui sul tekib prügi, siis pane see prügikasti. Sealt liigub sedasi sinna, kuhu on vaja. Ja nii lihtne ongi. Ära viska prügi maha. Ole inimene. Vii prügikasti. Tere hommikust. Kolmapäeva hommik 6.23. Ja ma mõtlesin täna on selline päev, kus ma siis näitan teile, mida ma söön päeva jooksul, mida kõik ma endale suust sisse ajan. Esiteks täna tassteed, klaas apelsinimahla ja peale seda tuleb siis siuke kannikas moosiga ja 2 saia, kus on siis peanut butter ja banaan. Mis mul enne läks peaaegu meelest? Törts mett ka peale. No nii, ma siin pakin asjad kokku. Ma enne unustasin rääkida, et mis trennid mul täna on. Ma lähen hommikul nüüd ujuma ja peale seda tulen tagasi ja siis päeval on jooksutrenn. Jooksutrennis on mul lõigud sees. Alguses on sellised 200-sed veidi soojaks ja siis on 2-tonnised 3 tükki. Hea tugev trenn tuleb ning õhtul on veel siis 2 tundi ratast rahulikult kerimist peale. Et selles mõttes 3 erinevat trenni ja ehk siis vaatame, mis ma seal trennide ajal söön ja trennide vahepeal. Nii et kindlasti läheb põnev ja huvitav. Kõmm ujumisest tagasi ja nagu näete, siis siin ees aurab juba üks toit. See on minu teine hommikusöök. Ja tegemist nagu ikka puder, paneme moosi peale ja killuke mett. Ja nagu nägite, siis peale ujumist söön tavaliselt kohe ühe banaani ja ujumise ajal jõin ära siis 750 milliliitrit vett, millesse oli pandud siis Powerbari sellised joogitabletid. Söögi kõrval on klaas mahla, hetkel 1. Võib-olla 2, võib-olla 3, ma ei tea, kuidas isu on. Apadi, no nii, tulin just pesust ja on aeg hilinenud lõunasöögi jaoks. See on siis 3. toidukord. Kuna siin väga palju aega ei ole, siis tuli kiirelt midagi kokku teha ja mul oli külmkapis ostsin neil hakkliha ja siis mul oli makaroni niimoodi, et makaron hakklihaga panen siin Hellmannsi ketšupit peale ja läheb küte sisse, et mul on veel vaja sõita 2 tundi rattaga, mis tähendab seda, et ma pean hiljemalt mingi 3:30 välja minema, et ma ei jääks õhtul pimeda peale ja tuleb sööma hakata ja no kõrvale ikka. Naranja mahl ja ongi päev korras. Ja siia makaroni kõrvale oli mul veel pepinot lõigatud. Pepino on siis hispaania keeles kurk. Vot. Põhitoit söödud, aga nüüd siia juurde veel seda, et ma trennis sõin ühe sellise keeli veel ära enne lõike. Soolane on söödud nüüd ikka vana ja Salvadori saiake läheb peale ja siis kallan mahla omale juurde. Ja mis ma veel tahan öelda on seda, et enne trenni ma jõin 2 klaasi seda vett ära ja peale trenni siis tuli 1 banaan ja siis klaas vett. Vot.
praegu peaks olema kõik nii, nagu ma olen söönud, on ka kõik üles filmitud, nii et õues on pimedaks läinud ja on aeg siis õhtusöögiks. Kell on 7 ja mis meil õhtusöögiks on? Väga lihtne, midagi erilist ei ole. Kuna mul eile oli keedukartul, siis nüüd õhtul tegin praekartulit ja siia juurde 2 siis kanafilee viilu ja ikka kurk ja tomat siia kõrvale. Ja nagu ikka joogiks on saanud apelsinimahl ja joon ka siin mineraalvett natuke juurde. Et täna oli vedeliku kaudu suht palju ja tuleb nagu tagasi need varud täiendada. Ja peale trenni oli nagu ikka peale igat trennipäeva üks taastusjook sisse ja samamoodi ka üks banaan sinna järgi kohe. Nii et see on siis laua taga 4. söömine ja tisu. Ja eile õhtul tegelikult läks mul kõht tühjaks, et ma sõin veel jogurtit krõbinatega ja sinna kõrvale natukene Milka küpsiseid ja see oligi kõik. Ja pool pudelit vett jõin ka ära. Ja kui sulle see video meeldis, nagu ikka, jäta pöial ja kui ei meeldinud, võid ka julgelt märku anda, et siis ma tean, et see võib-olla ei lähe teile peale. Visake siis ka seda subscribe'i nuppu. Kui sa tahad eriti suur fänn olla, siis pane seda kellukest ka, siis tuleb sulle telefoni teade, et ohoo, näe, Vabaorg on pannud uue video ülesse. Aitäh, et sa vaatasid selle video lõpuni ja näeme juba järgmine kord. Tšau!